Hei, jaa, mõtlesin kirjutada ühe artikli, teksti, aga see kirjutamine läks lihtsalt nii pikale, et ma mõtlesin, et natukene vist targem on see lihtsalt praegult ette lugedes, pärast vaadata, mis edasi saab. Nii. Miks me tahame kaduda, et olla leitud? Viimastel päevadel ma olen liiga palju ketranud Facebooki lehte. Aga kuna ma väga hullult kedagi ei jälgi, siis enamuses lööb mulle ette igasuguseid tsitaate ja mõtteterasid ja luuletuse ridasid. Ma olen ka tähele pannud, et vastavalt minu elus olevatele olukordadele need tulevad täpselt ja otse teemasse. Kes mäletab, mõni aeg tagasi ma kirjutasin artikli jalaga perse teemal. Et ma mõtlesingi, et huvitav, kas need on siis minu need jalaga perse olukorrad või? Ma saan aru, et mõned võib-olla arvavad, et need tsitaadid ja kogu see muu stuff on siuke nagu horoskoopide lugemine. Et sellest pisikesest paarirealisest jutust sa loed alati välja täpselt selle, mis käib täpselt sinu kohta. See ongi niimoodi mõeldud tegelikult, on ju? Aga teades natuke rohkem sellest maailmast ja sellest reaalsusest ja ainult inimlikust poolest, ma pean silmas inimese teadvust siis, on ju. Ma usun, lähtuvalt siis oma kogemustest, et minu tsitaadid ja kõik see muu jama, mis mulle nagu ette ketrab igalt poolt, on alati kas lohutuseks, julgustuseks või nagu mõistuse pähe panemiseks. Sügavamalt niimoodi. Sest et nagu päriselt alati need tekstid ja need sõnad ja need asjad tulevad nagu täpselt olukorrale pihta. Ma võin seal rahulikult ühe näitega tuua. Kunagi üks tüüp kohtles mind halvasti. Ta nagu mitte mingisugust austust minu vastu ei olnud ega midagi, et mul kulus natukene aega, et aru saada sellest. Nagu ikka, on ju, naine. Aga kohe, kui mu peas hakkasid liikuma mõtted selles suunas, mul hakkas igalt poolt, isegi nagu väljapoolt siis Facebooki, me ei räägi nüüd praegu ainult Facebookist, mul hakkas igalt poolt sadama nagu lauseid, laule, luuletusi, tsitaate, mingisugused asjad, mis filmidest kõrva jäävad. Ma vaatan küll vähe telekat, on ju, aga midagi kuskilt võib-olla mängib ja siis kuulen just täpselt neid sõnu nagu täpselt minu kohta, täpselt selle olukorra kohta. Ja see oligi nagu, et ta ei ole sinu jaoks. Sa oled paremat väärt. Astu minema. Ta ei kuulu sulle. Sa ei kuulu sinna maailmasse. Ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga väga üheselt anti mõista, et see ei ole okei, mis toimub. Ja see on ainult 1 miljonist näide mul siis. Ma julgeks selle kohta öelda, et usalda oma teejuhte. Lihtsalt usalda. Ja ma olen õppinud usaldama. Sellepärast, et liigne rumalus oleks mitte jälgida. Lihtsalt. Nad on liiga palju minu jaoks ennast tõestanud, et neid mitte usaldada. Lihtsalt nii ongi. Ja nüüd siis viimasel ajal on mul tunne, ma tahan ära kaduda. Mul on vaja üksi olemise aega. Sest et seda maailmat ja seda, mis siin toimub,
seda on nagu liiga palju minu jaoks. Ja tänu sellele tundele siis on siis hommikul mulle ette ketranud jälle Facebooki keetrate, sest ega mul mitte midagi muud tarka teha ei ole ju, onju. On ketranud mitmeid kordi juba ette laused, mis viivad kokku kõik ühte auku. Ja see viimatine tekst, mis mind tegelikult siis nagu kirjutama pani, oligi, lause tähendab, see oligi konkreetselt, et miks sa tahad kaduda, kui sa tahad tegelikult olla leitud. Siuke asi lihtsalt. Ja nüüd ma siis sinistuni olen, onju. Kirjutasin. Ja läks väga pikale kuidagi. Miks ma tahan olla kaduda, kui ma tegelikult, miks ma tahan kaduda, kui ma tegelikult tahan olla leitud? See on väga hea küsimus. Ja ma paneks selle küsimuse täpselt samasse kohta, mis mul nädalavahetusel koolist tuli, kui üks kursavend ütles, õhkas lausa välja, et ma nii täiega tahan lähedust ja samas ma lihtsalt teen mida iganes, et selle eest ära joosta. Ma tahan lähedust ja ma jooksen minema selle eest. Ja siis on minu see, ma tahan ära kaduda, kui tegelikult ma tahan olla leitud. See on nagu, see on nii äge. See on nii äge, kui mõtlema hakata. See on nii raske, aga samas on jumal äge. Ja ma tean, et selline asi tegelikult ei ole ainult minul. Enamus inimesi jookseb ära läheduse eest. Kas teadlikult või alateadlikult, on ju. Enamus ajast muidugi alateadlikult. Me leiame midagi või kedagi, kellega võiks tekkida mingisugune sügavam teema, juba hakkab tekkima. Ja siis alateadvuses keegi paneb meil on mingi räigelt suur punane nupp seal. Ja siis, kui tekib siukene olukord, et appi, ma nagu hakkaks nagu tekkima midagi, siis keegi tuleb kuskilt ja vajutab täiega selle nupu põhja, kõik alarmid, kõik signad, kõik asjad hakkavad tööle ja siis sa täie ajuga lihtsalt jooksed 4 tuule poole, lihtsalt paned ajama. Kõige ägedam on see, et me ei pruugi isegi mitte lihtsalt nagu hops, ära kaduda, aga me hakkame töötama selle nimel, et see asi võimalikult kiiresti ära lõppeks. Me hakkame töötama selle nimel, et sellest lahti saada, kui see on see, mida me tegelikult täiega vajame. Inimene on nii huvitav selles mõttes. Aga miks me niimoodi siis käitume? Kui me tegelikult sisemiselt lihtsalt januneme armastuse, läheduse ja armastamise järele. Niimoodi panevad meid käituma meie traumad. Kõik, mis meil on elu jooksul nagu kogunenud sisse. Eelkõige loomulikult lapsepõlvetraumad. Me võtame lapsepõlvest kaasa kõik võimalikud kogemused. Kõik hea, kõik halva, eriti halva. Ja siis me integreerime selle nii ilusti ja nii ägedalt oma praegusesse ellu. Nii hästi, kui see vähegi võimalik on. See tähendab seda, et kui meie vanemad ei ole meile andnud kunagi piisavalt hoolitsust, piisavalt lähedust, piisavalt armastust, siis me hakkame tegema kõik selle nimel, et tekitada endale olukordi, mis kinnitavad meile, et me ei ole väärt seda. Me ei ole väärt armastamist. Me ei ole väärt hoidmist. Me ei ole väärt mitte midagi head, mis meiega võiks nagu tundemaailmas juhtuda. Me ei ole väärt häid suhteid. Geniaalne! Ja siis me jookseme minema. Ja siis me viriseme
osa ajast viriseme, siis enamuse inimesi virisevad, panete tähele, enamuse inimesi tegelikult virisevad. Oo, mu partner on siukene ja issand jumal, kus ta käib mulle närvidele ja appi, kuidas ta käitub, täitsa lõpp, milliseks ta muutunud on ja nii edasi ja tagasi, vaata. Tegelikult see on kõik meie enda sees. Tadaa! See kõik on sinus endas. Ei ole partner see, kes seda nagu vastik on ja halb ja ma ei tea, norskab liiga palju või matsutab liiga kõvasti või hingab liiga kõvasti, on ju. See kõik tuleb siit. Asi on sinus. Päriselt asi on ainult sinus. Asi on sinu lapsepõlve kogemustes. See kõik, mis sa oled kaasa võtnud, et tõestada endale, et sa ei ole väärt armastust, lähedust, hoitust. Ja siis sa teedki kõik selle nimel, et joosta ära selle eest. Et leida endale need suhted, kus sa päriselt ei ole õnnelik. Ma tean, et sihukest asja nagu perfektne suhe, perfektne elu üleüldse, sihukest asja ei ole olemas. Ja ideaalset inimest üleüldse ei ole olemas. Meil on kõikidel mingisugused traumad, kõik asjad tulevad meiega kaasa, kõik asjad mõjutavad meid kogu aeg, see on fantastiline tegelikult. See on nii äge. Aga see, kuidas me ise manipuleerime iseennast ja siis arvame, et kõik teised on süüdi. Põhiline on see, et tegelikult isegi meie vanemad ei ole süüdi selles, kuidas nemad meiega lapsepõlves käitunud on. Selles on süüdi nende vanemad. Ja siis veel nende vanemad. Ja siis veel nende vanemad. See jada ei lõppegi tegelikult ära. Kõik on nagu... Tegelikult asi on selles, et ühtegi süüdlast otseselt ei olegi. Aga mis on see, et me manipuleerime iseennast. Me jookseme ära läheduse eest, kuigi me vajame lähedust. Me jookseme ära armastuse eest, kui me tegelikult vajame armastust. See on nii huvitav. Ja siis me räägime endale seda muinasjuttu, et tegelikult ta ei olnudki piisav, et tegelikult seal oligi, ta oligi niikuinii, oli siit mees, vaata, ma nägin küll neid asju. Näitel kõik kohad täis, vaata. Kõik, kuidas ta käitus ja siis jällegi ta hingas valesti, on ju. Ja me leiagi kunagi seda õiget inimest. Kuni me ei hakka aru saama, kus see kõik tuleb. See kõik on kogemus, see kõik on õppetund. Kõik tuleb kuskilt, mitte miski ei tule mitte kuskilt. Need on minu õpetaja kuldsed sõnad. Ja see on nii tõsi. See on nagu täiega tõsi. Ma tunnen, et mul hakkab mõte natukene laiali jooksma lihtsalt sellepärast, et see teema on nii lai, see teema on nii suur. Ja tegelikult ma tahtsin ju keskenduda lihtsalt sellele, et miks ma tahan ära kaduda, kui ma tegelikult tahan olla leitud. Hästi pikk mõttepaus on, ma tean. Ja korraks torkas vahele mõte, et ma oleks vist pidanud panema mingi taustamuusika mängima või midagi. Trumm on ka teisest toas, ma ei hakka praegu minema sinna. Aga miks ma jooksen minema? Miks ma tahan ära kaduda, kui ma tahan olla leitud? Miks sa jooksed minema, kui sa tegelikult tahad olla leitud? Mis on sinu põhjus? Mõtle nüüd selle peale. Ma arvan, et siin ongi see, et
me peame kõik mõtlema selle iseenda põhjuse peale. Õiget või valet vastust selles mõttes ei ole olemas. Miks sina jooksed ära armastuse eest, kui sa vajad seda? Miks sina jooksed ära läheduse eest, kui sa tegelikult nagu nii vajad seda? Mina praegu teen seda, et mõelda. Mõelda lihtsalt järgi. Saada aru. Minu see meeletult suur analüüsimine on ju. Aga miks sina seda teed? Ma ei kujuta ette, kui palju see jutt siin praegu kõnetanud on. Ja ma tean, et minu esimene video hästi kohmakas ilmselt. Sorry, selle pärast. Aga jaa, ma arvan, et ma vist tõmbangi otsad kokku praeguseks. Meie lapsepõlve teemad mõjutavad meid. Ma ei ole väärt armastust. Ja mu mõte muudkui töötab aga edasi. Me ei saagi armastada, kui me ei armasta iseennast enne. Me ei saagi teist inimest armastada, kui me ei armasta ennast enne. Kõik asjad tulevad siit. Kõik asjad tulevad iseenda seest. Kõik nagu, mis iganes maailm meile annab, see on nagu peegeldus sellest, mis on meie enda sees. Kõik käivad närvidele. Ei käi kõik närvidele. Ei käi. Nagu mulle meeldib lastele öelda, et tema ei aja sind närvi. Teised ei aja sind närvi. Sa lähed närvi. Miks sa lähed närvi? Kust see tuleb? See on kogemus. Ilmselt sama asi on armastamisega ka. Meid armastatakse, kui me armastame iseennast. Kui meie oleme armastusest. Kui me teame, mis asi on armastus. Ja siis me saame saada seda. Sest me oskame näha seda, me oskame seda ära tunda. Ja me oskame seda vastu võtta. Ja me oskame vastu võtta siis, kui me tunneme, et me oleme seda väärt. Kas sa oled väärt armastust päriselt? Kas sa päriselt oskad seda vastu võtta? Ja anda esimesena? Luule Viilmaal oli ka siukene huvitav lause. Ma just seda ka täna hommikul nägin, et armastus saab tõmmata ligi ainult armastust. Sellepärast, et sarnane tõmbab sarnast. Kui sa armastad iseennast, sul on see armastuse kogemus olemas, sa tead, mis see on, sa tead, mis tunne see on, sa tead, kui hea see on, siis sa hakkad seda ligi tõmbama. Ja sel hetkel, kui sa hakkad seda ligi tõmbama, sel hetkel sa oled nagu otsustanud, et sa oled seda väärt. Ei, teistpidi. Kui sa oled otsustanud ennast armastada, siis sa oled ühtlasi otsustanud, et sa oled väärt armastust ja sa hakkad seda tagasi tõmbama, endale ligi tõmbama. Mina olen väärt armastust. Ja ma armastan ennast. Ja mulle väga meeldib mõelda, et ma tõmban seda ligi ka.
mis sest, et ma jooksen minema selle eest, sest see on nii õudne tunne ju appi. Uskumatu. Armastus. Miks me vihkamise eest ära ei jookse, inimesed, Miks me selle eest ära ei jookse? Miks me selle, palun, Ja armastuse eest me jookseme ära. Sellepärast, et vihkamine on pinnapealne. Aga armastus tahab minna sügavamale. Ja kui me ei ole seda väärt omast arust, päriselt väärt, siis me jookseme ära selle eest. Sest see läheks muidu ju sügavale. Muidu me peame hakkama tunnistama armastust. Ja. Ma nüüd päriselt tõmban otsad kokku. Ma loodan, et sa said siit mingisuguseid mõtteid, asju, ideesid, kuidas teha või mitte teha. Kuidas käituda või mitte käituda äkki. Ma hea meelega räägiks sellest veel. Aga mitte täna. Armasta ennast.